Tervitus! Erike numbrite keel. Jaa, täna on 20. juuli 2026 ja siin toimuvad hästi huvitavad astroloogilised pöörded ja panin selle astroloogia numeroloogia võtmesse, räägin nii seda kui teist. Ja miks ma selle ära tahan mainida, sellepärast et see mõjutab meid kõiki. Ja 20. juulil ehk siis täna, 2026, kujuneb tähistaevas erakordselt tugev seis, mille keskmes on siis Pluto ja Jupiteri opositsioon. Ja see on haruldane vastasseis, mis ei puuduta ainult astroloogilist sümboolikat, vaid mida võib vaadata ka sügava numeroloogilise võtme kaudu, nii nagu ma ütlesin, et ma ühendan need. Ja selle seisu keskne hetk on siis täna, 20. juulil 2026, kuid selle mõju võib tunda ka peale juunit, ehk siis see võib kesta siis augusti keskpaigani 2026. Ma teen veel ühe video siis 12. augusti kohta, jah, kui ma ei eksi, siis seal toimub selline väike culmination ja sügavamad tagajärjed ja järelmõjud, otsused ja nähtavad tulemused võivad välja kujundada siis kuni novembri keskpaigani 2026. Ja kui vaadata seda perioodi, siis numeroloogiliselt võib planeedine energiat siduda kindlate arvudega ja selle tähendused on siis see, et Jupiter on siis number 3 energias, Saturn on 8 ja Neptuun on 7 energia ja Pluto on siis nii 0 kui 9. Ehk siis see on selline taassünd, millegi lõpetamine, millegi alustamine. Ja just nende 4 jõu koosmõju aitab mõista, miks see aeg võib olla nii saatuslik, raputav, paljastav ja samas loovalt väga viljakas. Et pole head ilma mingi jamata äkki või, ma ei tea, kuidas seda paremini ütelda. Ja Jupiteri number 3 tähistab siis laienemist, kasvu, nähtavust, loovust, eneseväljendust, mõjujõudu, rõõmu, suurelt mõtlemist ja soovi astuda maailma ette. Ja see on energia, mis tahab särada, juhtida, rääkida, õpetada, luua ja ennähtavaks teha. Kui Jupiter aktiviseerub, ehk siis see number 3 energia, siis inimene võib kollektiiv tahab tavaliselt rohkem siis ruumi, rohkem mõju, rohkem usku, rohkem tulevikku. Seda siis kõik tunnetate nüüd, noh, täna on see selline väga tugev mõju, aga see siis mõjub sinna augusti keskele. Teie, kes te siin astroloogias olete väga tugevad, kommenteerige ka siia juurde. Olen väga tänulik. Aga siis Pluto siis number 0 ja 9 on siis natuke teistsugune ja 0 ei ole siin lihtsalt tühjus, vaid algallikas ehk siis 0 punkt. Selline surma ja taassünni paik, ehk siis see alati tähendab seda, et midagi peab ära kaduma ja midagi tuleb asemele. Ja see on koht, kus vana vorm võib laguneda, et saaks uus sündida. Ja siis Pluto mõju, see energia toob välja selle, mis on peidus, alla surutud, varjatud, kontrollitud või lihtsalt edasi lükatud. Ja kui Jupiteri number 3 energia tahab näidata välispinda, siis see Pluto energia siis tahab teada, mis selle taga päriselt on. Ja kui Jupiter suurendab ja avardab, siis Pluto paljastab, puhastab, kisub maskid eest ära ja viib inimese või süsteemi nullpunkti, kus enam ei saa teeselda. Ehk siis te tajute kõik seda energiat kuidagi omal nahal, kommenteerige siia. Mina tajun küll. Sellepärast tahtsin seda ka teiega jagada, et teiega on kõik väga hästi. Ja selle vastasseisu taustal töötavad veel 2 väga olulist jõudu, mis annavad veel värvi sellele kõigele. Ehk siis Saturn, näed, see on number 8 energia ja see on siis karma, korra, vastutus, piirid, struktuur, raskus, aeg ja tagajärg. Kõik sellised asjad võivad siin nüüd esile kerkida. Ja see Saturni 8 küsib alati, et millele see kõik seisab ja mis on selle hind, kes vastutab, kui tugev on vundament, kas see peab vastu. Ja Neptuuni mõju veel ka kusjuures, ehk siis siin 4 planeeti. See on siis number 7, numeroloogiliselt on see vastu siis vaimsus, alateadvus, sisemine tunnetus, nähtamatu maailm, müsteerium, usk, hingeline suund ja peenem tähendus. Kui siis Saturn kontrollib, siis kas miski peab reaalsuses vastu, siis Neptuun küsib, kas sellel on hing. Ehk siis te praegu võite kõik tajuda, et elektrit on õhus. Et te saate aru väga hästi, et siin, vaadake seda eelmist videot, mis ma tegin eelmist, jah, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Et siin te hakkate lihtsalt ise tunnetama, et midagi on väga valesti. No see ei tähenda alati paha.
ja seega ei ole siis see suur seis ainult astroloogiline opositsioon kahe planeedi vahel, et see on ka numeroloogiline pilt siis, kus Jupiteri number 3 kohtub siis Pluto number 4, vabandust, number 0 ja 9-ga ja Saturni 8-ga ja Neptuuni 7 taustal, ehk siis siin kohtuvad siis mitu numbrit ja mitu planeeti, siis te tunnete seda täna väga hästi ja tegelikult te natukene tundsite siin paar päeva ette ka juba. Et teisisõnu siis nähtav edu, hiilgus, ambitsioon, juhivõime ja sära kohtuvad halastamatu puhastuse, tõehetke, karmalise kontrolli ja vaimse sügavusega. Ja seepärast võibki seda perioodi kirjeldada kui aega, mil iga väline vorm pannakse justkui proovile. Kõik, mis on ehitatud ainult siis nagu väljanäitamiseks ehk siis imidžile, staatusele, uhkusele või soovile muljet avaldada võib hakata murenema. Noh, teate küll neid. Tahad näidata naabrist parem või midagi sellist, et siis see hakkab otsa saama. Ja kõik, mis on rajatud tõele, sisemisele küpsusele, aususele, päriselt läbi elatud jõule, võib seevastu muutuda väga tugevaks. Ja see Jupiteri number 3 tahab tõusta troonile, kuid see Pluto energia siis, mis on siis 0 ja 9, küsivad, et kas sa oled selle väljakandmiseks ikkagi valmis. Ja see Saturni number 8 küsib, kas see troon seisab kindlalt alusel, ehk siis kas issand, mingi karv on ees. Ehk siis 8 viitab alati sellele vundamendile ja siis Neptuuni number 7 energia küsib, kas sellel kõigel on ka sügavam tähendus. Ehk siis te näete ja tajute seda väga hästi. No vot, kommenteerige siia. Ja seda protsessi võib mõista ka sümboolselt kui valguse ja varju vastasseisu. Ja Jupiter toob siis välja selle, mis on nähtav, särav, esinduslik, avalik ja võimas. Ja Pluto näitab siis seda, mis on varjatud, ebamugav, tõrjutud, aga samas tõeline. Ja nende kohtumisel sünnib alati midagi pöördumatut. Illusioon saab puruneda, tõde võib esile tulla, uus tasakaal võib tekkida alles siis, kui vana on läbinud puhastuse. Ja seda seisu on võimalik tajuda nii maailma mastaabis kui ka iga inimese isiklikus elus. Ja kollektiivsel tasandil puudutab see süsteeme, institutsioone, võimujaotust, riike, liite, poliitilisi otsuseid, kollektiivset saatust ja suurte struktuuride ümberhäälestumist. Aga isiklikul tasandil puudutab see seda, kus sinu elus on olnud liiga palju välispinda ilma sisuta. Ehk siis tahan ütelda, et on osa inimesi, kes lihtsalt näitavad, et kõik on hästi uhke ja kihvt ja lahe, aga tegelikult sisu puudub. Ja liiga palju kontrolli ilma hingeta, see tuleb ka päevakorrale, liiga palju kannatamist ilma muutuseta või liiga palju unistamist ilma tegeliku aluseta. Ehk siis, kus sõnu on rohkem, tegusid on vähe. Ja seda perioodi võib tunda ka sisemise kutsena, et mõni inimene kogeb tugevaid aimdusi, sisemisi pöördeid, ootamatuid selginemisi, vanade teemade esile tõusu ja uusi näiteks märke unenägudes või seletamatut tunnet, et vana elu ei kanna enam ja uus püüab end läbi suruda. Ehk siis väga tugevalt, et tajute seda oma hinge tasandil, eriti siis teie, kes te teate, et teil on näiteks hingemissioon väga kõrge. Ma olen rääkinud eelnevates videotes, et on olemas sellised natukene haruldasemad hingemissioonid, siis teie olete praegu üldse plahvatamise äärel, ma ütleksin. Kommenteerige. Ja. Noh, ütleksin sellised haruldasemad, mida ma olen ära maininud, on sellised hingemissioonid nagu 5, 10, 15. Nad võivad olla erinevas järjekorras. Või siis 9, 9, 18 võivad ka olla erinevas järjekorras, et siis need on sellised ühed haruldasemad numeroloogiliselt. Ehk siis ja seega on selle perioodi suur sõnum järgmine, et nähtav peab kohtuma nähtamatuga. Ambitsioon peab kohtuma sügavusega ja hiilgus vastutusega. Sära kohtub tõega ja soov vaimse tähendusega. See ei ole ainult muutuste aeg, see on tõeaeg. Ja ma vaatan siis nüüd, ma ei tea, kuidas on, horoskoobi järgi, jah. Käin kõik need horoskoobi märgid läbi. Ja vaatame, mis need zodiaagi märgid siis räägivad. Ja siit tuleb siis see, toon siis ka näiteid selles suhtes, kuidas see number 3 ja number 0, 8, 7 siis ka seda mõjutavad. Eks alustan jääradest. Ja noh, loomulikult jällegi palun, et pange siis need ajad sinna, et mis kohal hakkas teie aeg, kui ei ole raske seda teha. Nii et olen väga tänulik
ja jäärad. Jäära jaoks töötab selles perioodis, ehk siis mis hakkab siis täna 20. juulil ja kestab siis sinna augustini, aga see mõju siis võib-olla sinna novembrini sel aastal. Nii, et jäära jaoks töötab selles perioodis väga tugevasti siis Jupiteri kolmas energia, see aktiviseerib siis loovust, isiklikku sära, armastust, eneseväljendust, sisemist tuld ja samamoodi ka sinu lähedasi lapsi, lapsi ja nii edasi, loomingut ja soovi elada kuidagi julgemalt, välja näidata rohkem. Ja jäär võib siis tunda, et temas kasvab vajadus rohkem nähtavale tulla, lõpuks midagi alustada, riskida, minna läbi hirmu ukse näiteks, näidata oma andeid või teha samm, mida ta on kaua edasi lükanud. Vot kommenteeri siis siia, kallis jäär. Aga siis Pluto energia number 3, vabandust, number 0 ja 9, siis need toovad kohe kõrvale küsimuse, et kas see, mille nimel sa süttid, on päriselt elus või tahad sa lihtsalt tõestada, et oled võimas, ehk siis siin peab olema hästi siiras enda suhtes, kas tahad justkui näidata või see on sinu enda sisemine kutse. Ja see periood ei toeta tühja esinemist. Kui jäär tahab lihtsalt tähelepanu, võib ta kogeda rahulolematust või kiiret läbipõlemist. Ja kui ta lähtub sügavast sisemisest tõest, võib sellest tulla erakordselt viljakas aeg. Ja Saturni number 8 õpetab siis siin sellel perioodil siis jäärale, et anne vajab vormi, distsipliini ja pühendumist. Aga Neptuuni number 7 energia meenutab, et ainult tahtejõust ei piisa, vaja on ühendust ka südamega, et see tuleks siit läbi südame. Ja see on aeg, mil jäär võib kogeda suurt loomingulist ärkamist või väga tugevat armastuse impulssi. Kuid selle all peab olema siis tõeline tunne. See peab südamest tulema, mitte näitamise me jaoks. Ja sellel perioodil võib jäära elus siis juhtuda näiteks nii, et ta armub ootamatult või väga intensiivselt. Alustab loomingulist projekti, mille toob viimaks avalikkuse ette ja tema laps või lapsega seotud teema muutub keskseks sellel perioodil ja ta julgeb näidata välja oma päris annet või mõni suhe sunnib teda näiteks küsima, kas teda armastatakse selle eest, kes ta on või ainult tema energia ja sära pärast. Et teil on jäärad hästi palju energiat, nii et kommenteerige siia, mis toimub teie elus, jagage meiega. Nii. Ja muidugi, kui te soovite isiklikku analüüsi, siis selleks oleks vaja minna koduleheküljele numbritekeel.ee ja vaadata, mis see teie missioon on. Vaid nii, aga lähme sõnnide juurde. Ja sõnni jaoks puudutab see periood elu vundamenti, ehk siis kodu, perekonda, juuri, kinnisvara, turvatunnet, materiaalset otsuseid ja sisemist stabiilsust. Ja Jupiteri number 3 energia siis tahab siin elu laiendada ja parandada. Võib tekkida soov suurema kodu, paremate tingimuste, rahulikuma elukeskkonna või perelise kasvu järele. Ja samal ajal toob siis Pluto energia välja selle, kas senine turvalisus on päriselt elav või ainult harjumus, millest on raske loobuda. Ja sõnni jaoks võib see olla aeg, mil väliselt stabiilne elu hakkab seestpoolt nihkuma, ehk siis tunned seestpoolt kuidagi, et tahaks natukene suuremalt midagi teha. Ja võib ilmneda, et miski kodus, perekonnas või töö ja kodu tasakaalus vajab sügavat muutmist. Ja see Saturni energia ehk siis numeroloogiliselt number 8 toob esile pikaajaliste otsuste kaalu. See ei ole aeg kergekäeliseks harjumiseks, vaid tarkadeks ja kandvateks valikuteks. Ja ehk siis Neptuuni number 7 energia meenutab, et kodu ei ole ainult seinad ja mugavus, vaid ka tunne, et hing võib puhata. Ja sel perioodil võib siis sõnni elus juhtuda näiteks nii, et päevakorda tuleb kolimine, remont, kinnisvara ost või müük ja perekonnas kerkib vana lahendamata teema, tekib vajadus investeerida maasse, haridusse või pere tulevikku. Töö ja kodu vaheline pinge muutub väga tugevaks või inimene saab aru, et väliselt turvaline elu ei toeta enam tema sisemist rahu. Ehk siis see periood toob kõikidel sodiaagimärkidel üles seda, et mida sa päriselt tahad. Vot sõnnid, palun siis kommenteerige ka teie siia ja pange see oma aeg siis, mis kohal siis teie see kirjeldus tuli ja kusjuures ka teile soovitan seda, et minge vaadake numbritekeel.ee, kas leiate endale sobiva sellise teenuse, mis teid kõnetab, et endast rohkem aru saada. Kaksikud. Nii, kaksikute jaoks liigub see suur seis
mõtlemise, suhtlemise, dokumentide, õppimise, kontaktide, liikumise, ideede ja harjumuste tasandil. Ehk siis Jupiteri number 3 energia on kaksikutele väga lähedane, sest see suurendab sõnajõudu, info liikumist, mõtete voolu, kontakte ja ideede rohkust. Ehk siis see number 3 on selline loovus ja te olete loomu poolest sellist hästi loovad. Ja kaksikud võivad tunda, et elu muutub kiiremaks, suhtlus aktiivsemaks ja maailm justkui rullub lahti teie ees. Kuid Pluto energia ehk siis see number 0 ja 9 energia ei luba pealiskaudsust. Ta hakkab puhastama mõtteid, kõneviise ja suhtlemustreid. Ja kõik sõnad ei kanna, kõik ideed ei ole päris sinu omad, kõik kontaktid ei ole jõulised. Ja see võib olla aeg, mil kaksikud tunnevad vajadust muuta oma mõtlemist, lõigata läbi kurnavad suhtlusliinid või valida hoolikamalt, millele nad oma tähelepanu annavad. Kaksikud teiega kommenteerigi siia, et mis teil toimub seal. Ja Saturni 8 toob siis siia distsipliini, mõttemaailm peab saama selgema struktuuri siis sellel perioodil. Ja Neptuuni number 7 energia lisab intuitsiooni, loovust ja sügavamat taipamist. Et kui kaksikud leiavad tasakaalu kiire mõtte ja sisemise vaikuse vahel, võib see olla väga tugev läbimurdeaeg. Ehk siis kaksikud on ka loomu poolest hästi sellised energilised, sest teid ja selline, kuidas ma ütlen, romantilised, et siis te arvatavasti nüüd tunnete seda energiat, kus te tahate ka rohkem nagu sissepoole vaadata või tunnetada. Ja sellel perioodil siis nüüd, mis hakkab, täna siis 20. juuli 2026, siis võib kaksikute elus juhtuda näiteks nii, et nad vormistavad olulise lepingu või dokumendi, hakkavad rohkem kirjutama, õpetama, esinema või müüma ja katkestavad suhtluse inimesega, kelle mõju on olnud tühi või kurnav. Ja alustavad õpinguid, mis muudavad elu suunda või üks juhuslik vestlus, sõnum või kohtumine osutub pöördeliseks. Nii et kui te tunnete, et te peate kuhugi millegi pärast minema, siis minge, seal võib olla keegi inimene, kellega te peate kokku saama. Vot nii. Ja teie ka palun siis kommenteerige ja vaadake koduleheküljelt ka, et kas leiate midagi, mis teid kõnetab, see numbritokeel.ee. Ja loomulikult ka seda, et pange siis see oma see minutid ja sekundid siia, et mis koha pealt hakkas siis kaksikute tekst, mis ma ei oska seda ütelda, kuidas seda ütelda. Okei, vähk. Võtame vähid järgmiseks. Ja vähid, siis teie jaoks puudutab see periood raha, eneseväärtust, materiaalset kindlust, ühiseid ressursse, perevara, investeeringuid, võlgu ja emotsionaalset turvatunnet. Ja Jupiteri number 3 tahab siin kasvatada sissetulekut, võimalusi ja tunnet, et elu võiks olla avaram, väärikam ja külluslikum. Kuid Pluto number 0 siis numeroloogiliselt toob mängu küsimuse, et millele toetub sinu väärtustunne. Kas sa tead, mida sa päriselt väärt oled või sõltub see liialt välistest oludest? Ehk siis vähkidele ka väga loomulik on see, et nad tahavad justkui teiste jaoks kogu aeg kõike teha, aga neil on nüüd see periood, kus vähid peaks ka sissepoole vaatama. Ja see periood võib vähile näidata, et raha ei ole ainult praktiline küsimus, vaid seotud väga sügavate emotsionaalsete mustritega. Pere, kuuluvuse, pärandi ja jagatud vastutuse teemad võivad muutuda oluliseks. Ehk siis see Saturni energia, see on siis numeroloogiliselt number 8, nõuab korrastamist ja vastutust. Ja Neptuuni number 7 energia siis näitab, et päris turvalisus ei sünni ainult numbrites, vaid sisemisest usaldusest. Ja sellel perioodil, siis 20. juuli kuni august ja pikemas perspektiivis siis novembrini 2026, võib vähielus juhtuda näiteks nii, et ta peab tegema olulise otsuse laenu, investeeringu või suure ostu kohta. Hakkab otsima uut sissetulekuallikat, peres tõuseb teemaks ühine raha või vara jagamine ja ta mõistab, et on sidunud oma väärtuse liiga palju materiaalse edukusega. Või ta otsustab muuta oma tööalast hinnastamist, eneseväärtust, elustiili. Vot, kallid vähid, kommenteerige siia, mis teie elus toimub, jagage teiste vähkidega. Ja pange ka siis see minutid ja sekundid, et mis koha pealt siis teie sodiaagimärk algas. Ja kutsun ka teid siis hüppama sinna koduleheküljele numbritokeel.ee, et vaadake, mis teid seal kõige rohkem kõnetab, mida te tahate enda kohta teada. Lõvid. Lõvi jaoks on see üks olulisemaid perioode, sest Jupiter number 3 toetab tema loomulikku olemust, ehk siis sära, juhtimist, nähtavust, karismat, loomingut ja suurt eneseväljendust.
ja lõvi võib tunda, et tahab alustada uut peatükki, muuta oma kuvandit, välimust, rolli, positsiooni või mõju välja. Ja soov olla nähtud, tunnustatud ja mõju võib olla väga tugev. Kommenteerige see kindlasti. Kuid see Pluto energia number 0 asub siis vastaspoolel ja toob selle kõige kõrvale suure peegli. Ehk siis suhted, partnerid, vastased, koostöö, olukorrad ja lähedased kontaktid näitavad lõvile. Kui küps tema jõud tegelikult on. Kui seni on toetutud ainult tähelepanule või välisele hiilgusele, võib see kõik sattuda proovile. Kui aga lõvi seisab sisemiselt kindlalt pinnal, võib ta sellest perioodist välja tuua tõeliselt tugevamana. Ehk siis teie puhul lõvikesed on siis ka see lugu. Kui sa oled siiamaani elanud justkui nagu selleks, et näidata, siis see tänane päev ja planeetide opositsioon ja numbrite opositsioon võib nüüd sulle ka siis näidata seestpoolt, et mis sa tegelikult tahad teha. Ja see Saturni number 8 energia nõuab siis lõvilt vastutust oma mõju eest ja Neptuuni 7, 7 on siis numeroloogiline, seal taga õpetab, et tõeline kuninglikkus ei seisne ainult troonis, vaid südame väärikuses. Ehk siis palun kuula ka oma sisetunnet nüüd, mida see tegelikult tahab. Ja lõvi õppetund on mõista, et juhtimine ei ole ainult privileeg, vaid teenimine, kandvus ja küpsus. Ja sel perioodil võib lõvi elus juhtuda näiteks nii, et ta võtab vastu juhtiva rolli tööl või projektis, alustab uut suhet või vana suhe muutub väga intensiivseks, muudab teadlikult oma välimust või avalikku kuvandit. Keegi seab tema autoriteedi proovile, ehk siis sinu lõvi. Või ta mõistab väga selgelt, et tõeline mõju ei teki ainult karismast, vaid sisemisest küpsusest. Et ma kutsun teid ka väga kuulama sisetunnet, et mida see praegu räägib, mida tahad sina päriselt. Sest praegu on lihtsalt nii huvitav aeg, kus lihtsalt sa pead usaldama oma intuitsiooni. Jah. Kommenteeri siia, mis sinu elus toimub ja kutsun sind ka piiluma koduleheküljele numbrite keel. Leiad sealt midagi, mis sind kõnetab, saad rohkem iseenda kohta informatsiooni. Ja Neitsi. Neitsi jaoks räägib see periood tervisest, rutiinist, töökorraldusest, kohustustest, kehast, tervisest, jah, ütlesin, ja sisemisest tasakaalust ja praktilise elu kvaliteedist, ehk siis Jupiteri energia number 3 võib anda tugeva soovi parandada töötingimusi, tõsta standardeid, muuta elu tõhusamaks ja võtta oma oskused paremini kasutusse. Aga see Pluto energia number 3 näitab, vabandust, number 0 ja 9, ma ei tea, miks ma 3 tahan kogu aeg ütelda, näitab kohe, et ainult efektiivsusest ei piisa, kui elukorraldus ei toeta hinge ja keha. Ehk siis teile ka kallid neitsid, et palun kuulake, mida sina päriselt tahad. Ja neitsi võib tajuda, et praegune tööviis, päevakava või kohustuste jaotus on jõudnud piirile. Keha võib saata selgeid märke. Väsimus võib kuhjuda või sisemine rahutus võib suureneda. Ja Saturni energia number 8 näitab, et midagi ei saa enam lihtsalt ära kannatada. Ja Neptuuni energia number 7 kutsub usaldama oma sisetunnet ja laskma lahti liigse kontrolli vajadusest. Kommenteerige, kas te olete liigselt kontrollivad. Ja see periood, siis 20. juuli 2026 ja sinna augusti keskele ja pikemas mõttes siis selle aasta novembrini, võib olla neitsi jaoks väga tervendav, kui ta julgeb muuta elurütmi, loobuda tarbetust ülepingutusest, hakata oma energiat hoidma targemalt. Ja sel perioodil võib neitsi elus juhtuda näiteks nii, et ta vahetab töörežiimi või ametikohta, tervis või kurnatus sunnib päevakava muutma. Võib-olla lõpetad rolli, kus on liiga kaua teiste eest vastutatud, hakkad tegelema une, toitumise või närvisüsteemi tasakaalustamisega. Või mõistad, et ei pea kogu elu üksinda täiuslikult ära kandma. Ehk siis, nii nagu ma ütlesin eelmistele zodiaagimärkidele, siis ka teie palun kuulake, mida teie sisetunne nüüd praegu teile räägib. Vot. Ja selleks, et endast rohkem teada saada, selleks on numbritekeel.ee. Ja jagage siia kommentaaridesse, et mis teie elus praegu toimub. Ja muidugi tuttavatele saab ka jagada. Kaalud. Ma korraks vaatan ühte asja. Väike kontroll. On kõik korras? Väga hea. Siin ma võin teile rääkida, ma just ühes videos ka rääkisin. Vahest juhtub niimoodi, et ma hakkan tegema videot, ma ei pane mikrofoni üldse tööle.
ja siis ma plätran teiega siin pikalt ära ja siis ongi niimoodi, et tada, mitte keegi midagi ei kuule. Mikrofon peal, kõik on hästi. Nii, kaalud. Kaalude jaoks aktiveerib see periood armastuse, loovuse, eneseväljenduse, laste, rõõmu ja sotsiaalse nähtavuse teema. Ehk siis Jupiteri number 3 energia toetab kaalude loomulikku ilu, suhte ja väljendusvajadust. Ja see on energia, mis võib tuua rohkem inspiratsiooni, rohkem armastust, rohkem loomingulist voolu ja soovi elada südame järgi. Ja Pluto energia siis, mis oli siis numeroloogiliselt nii 0 kui 9, ehk siis on mingi asja lõpetamine ja alustamine, siis lisab sellele kõigele sügavuse ja saatuslikkuse. Mõni uus inimene, loominguline võimalus või südamega seotud kogemus võib osutuda palju muutvamaks, kui algul paistab. Ja siin ei pea enam pelgast meeldivusest või pinnapealsusest harmooniast, on vaja tõelist kohalolu, ausust ja sügavat valikut, ehk siis jällegi teile, nii nagu ma ütlesin eelmistele sotsiaalmärkidele, et palun kuulake, mis teie sisemine hääl ütleb teile. See on väga tähtis aeg praegu. Ja Saturni energia number 8 küsib siis teilt kaaludelt, kas te võtate oma andeid tõsiselt? Sa tunnetad seda ära? Või sa teed seda kellegi jaoks? Ja Neptuuni ehk siis number 7 energia toob inspiratsiooni ja peene tunnetuse. Kui kaalud ei lahustu teiste ootustesse, vaid jäävad ühendusse omaenda südametõega, võib see aeg tuua väga suure avanemise. Ja sel perioodil, see, mis hakkab nüüd täna, 20. juulil 2026 kuni august, no ehk siis kuu aega, aga pikem selline mõju on veel sinna novembrini, võib kaalud elus juhtuda näiteks nii, et nad armuvad või kohtavad kedagi, kes neid väga sügavalt puudutab. Nende looming, stiil või eneseväljendus saab rohkem tähelepanu. Lastega seotud teema tõuseb keskseks ja nad astuvad lõpuks nähtavale millegagi, mida on kaua enda sees kandnud või peavad valima mugava tasakaalu ja tõelise südamekutse vahel. Ehk siis nii nagu aru saate, ma pean ka putsi panema. Et see puudutab seda teemat, et perekond ja kes on siis suhteotsingutel, siis teil on midagi sellega seotud. Kallid kaalud, teiega kommenteerige siia, mis praegu teie elus toimub ja jagage seda oma tuttavatega ja nii ongi. Kodulehte siis soovitan ka käia piilumas numbritekeel.ee. Skorpionid. Ja Skorpioni jaoks on see seis väga võimas, sest Pluto energia siis, mis on numeroloogiliselt nii 0 kui 9, on siis Skorpionite olemusega loomulikult kooskõlas. Ja teemaks on siis teil kodu, perekond, emotsionaalne alus, sisemine jõud, kontrolli küsimused ja samal ajal ka karjääri, staatuse või mõju kasv. Ehk siis Jupiteri number 3 tahab siis Skorpioni nähtavamaks teha, suuremasse rolli tõsta, anda rohkem mõju ja võimalust välja paista. Ent Pluto nõuab, et enne tuleb puhastada alus, ehk siis jällegi see sisemine sina. See tuleb läbi vaadata, kas sina ikkagi päriselt ka seda tahad. Ja Skorpioni jaoks võib see tähendada, et mida kõrgemale ta tõuseb, seda ausamalt peab ta vaatama oma sügavamaid mustreid, vanu valusid, perelisi teemasid või kontrollivajadust. Et Saturni number 8 energia sobib siis teile, Skorpionid, sest annab vastupidavust ja kandvust. Ja Neptuuni number 7 on selline, mis pehmendab ja meenutab, et tõeline jõud ei ole ainult karmus, vaid ka võime end sisemiselt ümber sünnitada. Ehk siis see avab teie intuitsiooni ja te hakkate rohkem kuulama oma sisetunnet. Ja see on aeg, mil Skorpion võib võtta vastu uue rolli, astuda suuremasse vastutusse või saada nähtavaks, kuid selle hind on sisemine ausus. Just see, mis paljudel sodiaagimärkidel, et siis palun kuulake, et kas on kooskõlas sinu enda sisemise vajadusega, intuitsiooniga. Ja siis sellel perioodil, mis nüüd algas täna ja kestab siis augusti keskajani, issand, augusti keskeni 2026 ja siis no järellainetus on siis novembrini 2026. Võib Skorpioni elus juhtuda näiteks nii, et talle tehakse tööalane pakkumine, mis tõstab ta uude positsiooni, ehk siis teid, Skorpionid, ja kodus või peres toimub suur muutus, mis mõjutab ka karjääri. Ja võid katkestada vana emotsionaalse sõltuvuse või kontrollimustri. Võtad vastutuse millegi eest, mis on kaua olnud lahendamata. Või mõistad, et uus edu nõuab uut sisemist selgroogu. Tunnetage.
siis palun teie ka jagage, mis teie elus praegu toimub, võib-olla mõni kolib, võib-olla keegi sai vastutusrikkama ametikoha näiteks, et jagage seda siis meiega ja kutsun teid ka siis jagama seda videot ja siis ka kommenteerima siia ning külastage kodulehekülge. Hamburid. Hamburi jaoks on see periood seotud uskumuste, maailmavaate, õppimise, õpetamise, reisimise, tähenduse otsimise, eesmärkide ja suurema eluvisiooniga. Ja Jupiter number 3 on hamburi valitsejana tema jaoks eriti oluline. Mistõttu võib see aeg olla korraga innustav, avardav ja rahutuks tegev, ehk siis teil võib hästi mitu emotsiooni korraga üles tulla. Midagi kutsub justkui hamburit kitsast ringist välja astuma. Ma väga loodan, et ka teie tunnetate seda, mida teie tegelikult tahate seest teie sisetunne. Aga siis Pluuto energia, mis mõjutab meid kõiki, siis number 0 ja number 9 küsib siis halastamatult sinu käest, hambur, et kas sinu ideaalid on päriselt läbi elatud või oled sa toetunud ilusatele loosungitele ehk siis illusioonidele. Kas su tõde elab sinus või on see lihtsalt mõtteline konstruktsioon? See võib tuua väga sügava maailmavaatelise murde. Mõni vana usk võib kokku kukkuda, et uus tõelisem tähendus saaks tekkida. Ehk siis siin sellel perioodil siis pane hästi tähele, mida sa oled lubanud, aga mida sa oled teinud. Kas sa oled midagi teinud selleks, et kellelegi silma paista või see on sinu enda sisemine kutsumus? Ja Saturni number 8 nõuab, et hambur tõestaks oma tõde tegudega. Ja Neptuun, siis number 7 energia lisab siia vaimse sügavuse ja kutsumuse. Ja kui hambur jääb ausaks, võib see olla väga suurte võimaluste aeg. Ehk siis usaldama sisetunnet. Ja sel perioodil, ehk siis täna, 20. juulil 2026 kuni siis august 2026 ja järel-laineda veel novembrini, võib hamburi elus juhtuda näiteks nii, et ta otsustab minna õppima või õpetama kedagi hoopis, kui see on sinu amet, reisima või kokkupuude välismaaga muudab sinu vaadet elule. Siis sa teed võib-olla juriidiliselt mingisuguseid otsuseid, ametliku või rahvusvahelise sammu, otsuse. Mõni autoriteet või õpetaja kukub sinu silmis võib-olla troonilt, keda sa oled enne vaadanud alt ülesse. Või sa loobud vanast piiravast uskumusest ja valid täiesti uue teekonna. Ehk siis siin sellel perioodil võib midagi väga olulist sinu elus toimuda. Eks sa siis tead, mis sul praegu õhus on. Jaga siis siia meiega. Ja jaga muidugi oma tuttavatega ka seda videot. Et seda tunnetavad kõik, et praegu on mingi elekter õhus, nii et olgem ausad siis. Ja kutsun ka teid siis numbritекeel.ee piiluma, et seal on hästi palju erinevaid teenuseid, et kuidas iseendaga tuttavaks saada. Kaljukits. Kaljukitse jaoks puudutab see seis vastupidavust, sügavaid väärtusi, ühiseid ressursse, kontrolli, usaldust, vastutust ja sisemist tugevust. Ehk siis Saturni energia, numeroloogiliselt number 8, on kaljukitse loomulik number ning seetõttu mõjub see periood sulle väga sügavalt ja tõsiselt ja elu võib küsida sinult väga selget suhet kohustuste, võimu, piiride ja kandvusega. Ja Jupiteri energia, numeroloogiliselt number 3, võib tuua kasvu läbi ühiste rahade, investeeringute, toetuste, partnerluste või suurte otsuste, mis puudutavad jagatud väärtusi. Kuid see Pluuto energia siis, mis kõiki ka praegu siis mõjutab meid, on siis nii 0 kui 9, näitab, et vana kontroll ei pruugi enam töötada. Midagi tuleb maha matta, vabastada või ümber kujundada, et tekiks uus ja tugevam. Aga siis Neptuuni energia number 7 aitab kaljukitsel mõista, et tõeline väärtus ei seisne ainult saavutustest ega positsioonist, vaid ka võimes jääda sisemiselt terviklikuks. Ehk siis see, et ka teie tunnete väga tugevalt, et nüüd nii, nagu te olete siiamaani toimetanud, et siin peab midagi nagu muutuma. Ja sellel perioodil siis 20. juuli, siis täna, vaatan, pääsukesed praegu lendavad nii madalalt. See tähendab vihma vist äkki. Ma pidin teile seda ütlema, neid on nii palju siin praegu. Nii, siis täna, 20. juulil 2026 kuni siis august 2026, see järelmõju on veel novembrini, siis võib kaljukitse elus juhtuda näiteks nii, et sa teed väga suure finantsotsuse koos partneri, pere või ettevõttega, lõpetad olukorra, kus sa oled liiga kaua kandnud üksi liigset vastutust, hakkad tegelema oma sügavate hirmude või usaldusküsimustega,
ja saad aru, et pead midagi vana maha matma, et edasi liikuda. Eks see võib mingi kolimisega seotud olla või töökoha vahetusega seotud. Ja sa pead õppima siis vastu võtma lõpuks ometi ilma, et tunnetaksid, et sa oled nagu nõrk, kui vastu võtad. Vot. Ehk siis te tahate olla loomu poolest hästi sellised tugevad, aga peab õppima vastu ka võtma. Nii, palun jagage siia, mis teil siin praegu toimub. Ma tean, et osadel kaljukitsedel on praegu mingi kolimine või töökoha vahetus, seepärast ka seda ära mainisin siia. Ja kutsun ka teid siis tutvuma koduleheküljega numbritekeel.ee. Nii, edasi veevalaja. Kusjuures siis pange ka oma see aeg, mis koha pealt siis teie asi hakkas siin videos. Veevalaja jaoks on see üks kõige isiklikumaid ja murrangulisemaid perioode, sest Pluuto energia numeroloogiliselt siis nii 0 kui 9 puudutab siis sinu identiteeti, olemise viisi, mina-tunnet, elusuunda ja kogu elu põhitelge. Ja Jupiteri energia number 3 toob siis samal ajal esile suhted, partnerlused ja selle, kuidas teised veevalajale vastu peegeldavad. Eks kõik inimesed peegeldavad meile meid endid. Ja veevalaja võib tunda, et vana mina enam ei sobi ja sa ei saa enam olla see, kes sa olid. Ja samal ajal võib kasvada soov suurema nähtavuse, tunnustuse, mõju või teistsuguse suhtevormi järele. Ja see tekitab pinge. Kui palju muutuda iseenda nimel ja kui palju teiste ootuste tõttu. Siin on vaja väga selget sisemist arusaama. Ehk siis teile ka samamoodi, et palun usaldage oma sisetunnet, kuulake iseennast eelkõige. Ja Saturni energia number 8 nõuab, et veevalaja võtaks vastutuse oma uue mina eest, kui sul on see muutus praegu käsil. Ja Neptuuni energia siis numeroloogiliselt number 7 meenutab, et identiteet ei ole ainult sotsiaalne roll, vaid ka hingeline kutsumus. Ja kui veevalaja ei killustu, vaid koondab end, võib see aeg viia täiesti uue elujärgu sünnini. Ehk siis teie elus, nii nagu meil kõigil paljude elus praegu toimub midagi uut. Ja sel perioodil, mis hakkas siis täna, 20. juuli 2026 ja kestab siis augusti keskele ja järelmõju on siis novembrini 2026, võib veevalaja elus juhtuda näiteks nii, et sa alustad või lõpetad väga olulise suhte ja või siis muudad radikaalselt seda, kuidas end maailma näidata ja otsustad, et ei mängi enam rolli, mis on ammu kitsaks jäänud. Ja lähedane inimene peegeldab sulle tagasi sinu suurima muutuse koha. Ehk siis vaata, mille peale see trigerdud oma lähedaste suhtes. Noh, mille peale sa närvi lähed, ühesõnaga siis sa saad aru, mis sa enda sees pead vaatama. Ja võib-olla hakkad siis ka looma täiesti uut eluetappi. Isegi siis, kui vana pole veel lõpetatud, aga sa juba tunned seda, et sa pead hakkama midagi tegema. Ja uskuge mind, te pole ainukesed, siin on kõik praegu tunnetavad seda. Ja. Ehk siis kommenteerige, kallid veevalajad, mis teie elus toimub praegu. Ja selleks, et rohkem endast aru saada, siis piiluge sinna numbritekeel.ee leheküljele. Vaatame. Jagage videot. Kalad. Kalade jaoks puudutab see periood tööd, igapäevaelu, tervist, teenimist, missiooni, sisemist elu ja alateadlikke protsesse. Ja Jupiteri energia ja siis numeroloogiliselt number 3 tahab parandada elukvaliteeti, töötingimusi, igapäevast rütmi ja tunnet, et argipäev võiks olla sisukam ja ilusam. Ja Pluuto energia, ehk siis see 0 ja 9 numeroloogiliselt liigub aga sügavale nähtamatus-kihis, tuues välja vanu mustreid, ehk siis sa oled võib-olla olnud juba seal olukorras, kus sa praegu oled, karmalisi teemasid, hirme, väsimust ja pooleli jäänud sisemisi protsesse. See võib olla väga vaikne, aga väga tugev muutuste aeg ja kalad võivad tajuda, et midagi hinges liigub juba enne, kui välised sündmused sellele kuju annavad. Ehk siis te, kallid kalad, kindlasti tunnete, et midagi on juba teoksil, aga te ei suuda veel seda nagu näha enda ümber. Aga siis siit tunnete. Ja Saturn number 8 siis numeroloogiliselt aitab teil mitte hajuda, vaid hakata oma elu päriselt korrastama. Ja Neptuuni energia number 7, mis on kaladele loomulik, muudab sisetunde eriti tugevaks. Ehk siis siin ma kutsun teid üles, mitte ainult kalu, aga kõiki inimesi, et ehk siis kui te tunnete, et see, mida te näete või tajute, ei ole õige, siis see ei ole õige.
nii ongi. ja kalade jaoks võib see olla aeg, mil hing ei luba enam elada elu, mis on sisutühi, mehaaniline või liiga kaugel teie teadlikust kutsumusest. Kutsun üles, et ka piiluda siis kodulehekülje numbrit keel.ee, et mis on teie hingemissioon. ja kui te teete praktilisi samme, siis võib see periood olla väga tervendav teie hingele. ja sel perioodil, ehk siis 20. juuli, ehk siis täna, 2026 kuni august 2026 ja siis see kestab sinna novembrini veel. Võib kalade elus juhtuda näiteks nii, et te muudate töökohta, töökorraldust või elurütmi, hakkate teadlikumalt hoidma oma keha, und ja närvisüsteemi ja tõmbute mõnest mürarikkast olukorrast tagasi, et taastuda ja tajute väga tugevalt, et elu peab teenima sügavamat missiooni, ehk siis see hingemissioon, mis ma siin kogu aeg räägin numeroloogina. Või lõpetate pika sisemise väsimuse tsükli ja hakkate oma elu teadlikult ümber ehitama. Vot tak, nii et kallid kalad, kommenteerige siia, mis teie elus toimub. Ma olen ka tähtkülg kala, mina tajun küll, et elekter on õhus, nii et vaatame, mis siin on. ja jagage seda videot siis teistega, oma tuttavatega. Aga kokkuvõtteks siis annab see suur seis ühte väga selget sõnumit, et Jupiteri number 3 energia tahab laieneda, särada ja nähtavaks saada siis kõigile. Ja Pluto energia number 0 numeroloogiliselt ja samuti ka number 9 tahab kõike ebatõelise maha võtta. Ehk siis see, mis ei toimi, see kõik hakkab hävinema meie kõikide elus. Ja Saturni number 8 energia küsib, kas see vundament, see alus, kus sa praegu oma süsteemid oled üles ehitanud, kas see peab vastu. Ja Neptuuni energia number 7 küsib, kas sellel kõigel on ka sisu olemas, et kas see on just see, mida sina tegelikult südames tahad. Ja seepärast võib ajavahemik juuni keskpaigast augusti keskpaigani 2026 ja keskse pöördepunktiga siis täna, 20. juulil 2026 tuua korraga suuri võimalusi, tugevaid sisemisi ärkamisi, suhete proovikive, töö ja koduteemade ümberkorraldusi, rahalisi otsuseid, tervenemist, vanade mustrite lagunemist ja täiesti uue eluetapi algust. Ja kui te täna veel ei tunneta seda, et midagi nüüd tunnetate ja ei tunneta, aga siis ütleme nüüd lähipäevil hakkab midagi toimuma teie elus kindlasti. Ja kõik, mis on elus ja ehtne, võib selle protsessi järel muutuda tugevamaks. Ja kõik, mis on tühi, võib mureneda. Ehk siis, kui te tunnete, et midagi logiseb juba pikemat aega, siis te tajute seda, et see hakkab, sellega on vaja tegeleda. Ja just sellepärast on see periood korraga raske, paljastav, saatuslik, puhastav ja väga viljakas. Vot. Ja see ongi selline energia, siis ütleme, Pluto kohtub Jupiteriga, aga numeroloogiliselt siis 3 kohtub 0-ga, et justkui nagu tahad hästi palju välja näidata. Aga sa saad aru, et sa jooksed tühja. Ei saa olla see, kes sa tahad olla, vot niimoodi on see asi. Kommenteerige siia ja jagage sõprade ja tuttavatega. Ja kui sa ei ole veel tellinud kanalit, siis on väga hea võimalus teha. Vot, egas midagi. Ma jään ootama teie kommentaare ja hoian kõigile pöialt. Ma ei tea, kuidas hoitakse nii, igatemoodi. Kuidas sina pöialt hoiad? Tähtis on see, et te läheksite täpselt seda rada pidi, mida te tunnete oma seesmises siin sügavuses, et te tahate teha seda ja ärge laske mitte kellegil ennast maha materdada. Ja ärge elage kellegi teise järgi või kellegi teise elu, elage oma elu. Võtak. Mul täna kogu aeg võtak. Aga kohtumisteni ja kutsun teid siis sinna suletud Facebooki gruppi ka numbrite keel. Hüppake sinna ka. Jah, tšau, Merike numbrite keel.